inimesed omistavad igast tähendusi mingitele asjadele, vaata. Ma ei tea, kodus läheb mingi tool katki, et mis märk see nüüd on, vaata. Ma nagu eriti nagu ei fänna sükest kõigele tähenduse omistamist või mingid lisatähenduse, vaata, et mingid asjad on mingid oomenid, vaata. Ja mina ammugi mitte. Ma ei viitsi nagu, aga lihtsalt, et kuna mul oli nii palju aega mõelda seal haigevoodis, et siis nagu ma üritasin nagu imeda mingit tähendust sealt välja ja ei tulnud. Lihtsalt oli ülihalb oli olla. Sul oli nii halb olla, et isegi neid tähendusi enam ei tule. Tähendust, et ma lihtsalt olin nagu haige ja mõtlesin, et nüüd võib-olla ei saa terveks, aga võib-olla saan. Tere, minu nimi on Ivo Krustok. Tere, mina olen Jim Ashilevi. Ja te kuulete saadet Popkultuuristid. Ja seekord siis jällegi täiskoosseisus, eks ole? Tandem on tagasi. Kandev tandem, see läheb T-särgile. Ja, vot T-särgid peaks küll ära tegema, eks ole? Sest kõik vajavad neid. Ja me oleme nii kaua rääkinud, et peaks T-särke tegema, kuigi ausalt öeldes meilt nagu fännid ei ole veel nõudnud. Nii et võib-olla see ongi see aspekt, mis meid veel tagasi hoiab, et pole nagu öeldud, et kuulge poisid, millal te teete särgid ära. No aga võib-olla need särgid on sellised tooted, et fännid veel ei tea, et need on neil elust puudu. Samamoodi nagu enne iPhone'i inimesed ei teadnud, et nende elust puudub nutitelefon. Et me peame selle otsa lahti tegema ja võib-olla särk ei ole üldse nagu parim toode esialgu, et äkki näiteks teha sokid, kus nagu ühe soki peal on sinu nägu, teise peal on minu nägu näiteks või noh. Ma ei tea, kuidas mu nägu näeks välja soki peale. Väga hea näeks välja, ma kujutan küll ette, et üli hea võiks välja näha isegi. Või siuke hästi mitu nägu, nagu mul on siuksed kassisokid, kus on kassi pead. Et erinevad näoilmed või? Jaa. Ma ei tea, kuidas seda küll teha, ma ei tea, kuidas sokkide tootmine päris täpselt käib. No ma olen kuulnud, et peab suva soki tehasega võtma ühendust. Sul on nagu nii palju juba siseinfot. Mul on infot jah, et olen siin rääkinud mõne sokiärikaga. Ja nad ütlesid, et suva on Eestis ainus siuke suur tootja, kelle poole tasub pöörduda, nad on nõus tegema siukseid eri väljaandeid. Panevad su näo soki peale. Panevad su näo sokile, sina paned soki Patreoni kingituseks oma toetajatele. Inimesed kannavad sokke, kuulavad popkulturiste ja maailm läheb paremaks. Ma ütleks vähemalt, et maailm läheb paremaks. Loomulikult. Sokke läheb alati vaja, kusjuures vaat see ongi see küpsuse märk, eks ole, et kui sa hakkad rõõmustama selle üle, kui sa saad jõuludeks endale uued sokid. Ma olen täiega seal. No võt siis. Ma olen täiega seal. Eriti kui saaks veel villased sokid, eriti kui need oleks veel kellegi enda kootud. See on nagu, Sa oled nii küps, kui üldse olla saab, Ivo. Mul on nii hea meel olla küpse inimesega koos stuudios. Okei. Ka see sobib mingiks sloganiks kuskile? Mitte väga heaks, aga... Näiteks need pajakindad, aga siis seal oleks ainult sinu nägu. See on see copywriter sinus, mis praegu välja see on praegu copywriter minus, ülejäänud osa minust praegu puhkab. Aga sina kui podcaster, saatejuht, kuulasid meie eelmist saadet, kus ma Henrik Roonemaaga vestlesin. Kuidas tundus on mõtteid, kommentaare kohe siin välja visata? No tekitas jälle siukest nagu alaväärsuskompleksi, et mis ma siin üldse nagu seletan, et nii palju arukaid, intelligentseid, huvitava mõttemaailmaga inimesi on olemas. Ma aimasin, et Henrik võiks olla väga hea saatekülaline ja ta oligi seda. Et mõnes mõttes, jällegi siin nagu istun siin nüüd ja mõtlen, et mis lisaväärtust mina sellele saatele nagu toon, et ma praegu ei näe seda. Võib-olla peaksin siis mina ära minema, sest mina tundsin terve saate alaväärsuskompleksi, kuidas me ikka ei ole nagu normaalne saatejuht, intervjueerija ei suuda nagu teise inimesega rääkida. Aga sa ju suutsid väga hästi. See oli ülipõnev saade, ma kuulasin seda 2 korda. Väga hea. Ja kusjuures mulle, seal oli nii palju teemasid, mis te võtsite läbi ja kuulajad, kes te ei ole siis eelmist osa kuulanud, kuulake. See on ülisisukas saade. Intensiivselt löödi letti seal väga olulisi meie tänapäeva elu iseloomustavaid teemasid ja üks nendest teemadest, mis mind eriti kõnetas, oli see sisu tarbimise teema, kus ühel hetkel siis tuli välja teie jutust, et mingi uuringu järgi inimene harilikult nii-öelda tänapäeva siuke tehnofriik, harilik siuke popkultuuri tarbija, meediatarbija, et ta tarbib ööpäevas sisu
kokku umbes 15 tundi, mis tundus nagu täiesti müstiline number esiteks, aga siis sa hakkasid loetlema iseenda näitel, on ju, et kui sa sellest hetkest peale, kui sa hommikul ärkad, et kuidas sa siis nagu kas loed või kuulad või vaatad midagi, et kuidas see kõik kokku kuhjub, eks ole, ajaliselt ja lõpuks vabalt võidki saada ööpäevast kokku need 15 tundi. Ja ma hakkasin kohe mõtlema ka selle peale, et tegelikult ma ise olen samasugune, kogu aeg on mul vaja, et kuskilt midagi nagu tuleks, et olgu see siis mingisugune muusikapala, olgu see mingi podcast, kui ma jalutan, ma ei tea, kodus bussi peale, olgu see mingi audioraamat, mingisugune kirjutatud raamat, olgu ta Instagrami mingid pildid, Facebooki mingi feed, Twitteri, sotsiaalmeedia, kõik see värk, eks ole, et kogu aeg peab nagu mingist kanalist kuskilt midagi tulema ja ma jõudsin jälle oma mõtetes selle teema juurde, et tegelikult mind ju sageli valdabki selline nagu sisusõltuvus. Ja sellest ma tahtsin sinuga täna rääkida, et vaata räägitakse, et inimesed, kes nagu kogu aeg on klapid peas või kogu aeg midagi nagu pusib või teeb, on ju, et nad just nagu kardavad jääda oma mõtetega üksi. Ja mul pole kunagi see siuke etteheide tegelikult meeldinud, see tundub kuidagi nii, et guru on rääkinud nagu, et on paika pandud asi, eks ole nüüd, jah. Et no mis ma kardan oma mõtetega, no mida ma kardan nagu ma ei karda oma mõtteid nagu, vaid lihtsalt mul on oma ajaga midagi muud teha praegu. Pigem ma ütleks, et see ongi nagu, see on mingisugune siuke nagu nälg, et mulle meeldivad mu mõtted, eks ole, ma tegelen oma mõtetega päris palju nagu ka oma töös nagu, et see on nagu üks minu nagu kuidagi töövahendeid on minu mõtted ja mõtlemine, eks ole, aga võib-olla eriti tänu sellele ma tunnen, et ma pean nagu pidevalt toitma oma mõttemaailma sisuga, et mul on vaja kogu aeg seda kütust juurde. Jällegi, ma jäängi seda tsiteerima, aga minu hiljuti lahkunud õpetaja Kalju Komissarov ütles kunagi koolis meile, teatrikoolis, et inimene saab mõelda ainult sellest, mida ta teab. Ja ta rääkis spetsiifiliselt näitlejast tegelikult. Ma arvan, et ma olen seda siin saates juba varem ka maininud, aga et point oli siis selles, et näitleja ei saa endale lubada seda, et ta on rumal. Nagu et ei piisa ainult sellest, et sa oled, ma ei tea, ilus ja ma ei tea, laulad hästi. Et sul on vaja kogu aeg lugeda, sul on vaja kogu aeg tutvuda teistsuguste lähenemistega elule, maailmale, tutvu mingite valdkondadega, millest sa praegu midagi ei tea, eks ole, sest et sa saad mõelda ainult sellest, mida sa tead, sa ei saa mõelda asjadest, mida sa ei tea ja sinu maailm ongi täpselt nii suur, kui suureks sa selle oled endale nagu mõelnud. Nii et kui su teadmised on hernetera suurused, siis sa eladki hernetera suuruses maailmas, on ju. Ja ma arvan, et see püsib kaasas minuga kogu aeg see õpetussõna. Ma olin ka varem väga uudishimulik ja siuke nagu näljas uue sisu järele, aga Kalju Komissarov kuidagi sõnastas selle minu jaoks nagu väga kaunilt ära selliseks nagu loosungiks või selliseks deviisiks. Ja pani sellele võib-olla mingi eraldi tähtsuse või eraldi nagu kaalu külge. Just, nii et nüüd ma nagu tunnengi, et ma ei saa lihtsalt sõita bussis nii, et ma vaatan aknast välja lihtsalt. Seda ei juhtu vist kunagi nagu praktiliselt, et ma alati nagu, et ahah, ma lähen bussi, ma alati tean, et see aeg nüüd, ma ei tea, mis iganes näiteks Tartusse sõites nüüd 2,5 tundi, ma saan kas nagu teha tööd, on ju, mingi tund aega, ma saan teha tund aega võib-olla lugeda midagi, et kogu aeg nagu juurde nagu võtta seda ja siis samal ajal ongi telefonis on mingi 50 tääbi lahti juba viimased aasta aega, on ju, mingid artiklid, mida ma ilmselt kunagi ei loe, aga seda kogu aeg see materjal, mis jääb nagu läbi töötlemata ja sisse võtmata, see aina kuhjub ja mõnes mõttes see tekitab siuke süütunnet ka nagu kogu aeg, et kõik need raamatud, mida ma kunagi ei loe, vaata, ja kõik need sarjad, mida ma kunagi ei jõua vaadata, aga ometigi nagu alla ka ei taha anda, on ju, kogu aeg nagu otsast ikkagi nagu näksid nagu seda informatsiooni ja vot ma ei tea, mulle tundub, et seal on mingeid nagu siukseid nagu, et seal on ka midagi haiglast ikkagi või midagi vähemalt, et midagi negatiivset jah, et ja ma ütlen, et minu jaoks see ei ole see, et ma kardan jääda oma mõtetega üksi, vaid see on pigem see, et ma kardan nagu, ma ei taha nagu ilma jääda. Jah, ma just tahtsin öelda, et see on see kartus, et sa ei jõua. Just,
et mul ongi nagu vist see tunne, et kui ma niisama nagu molutan nii-öelda ja vaatan bussiaknast välja ja tõesti samal ajal isegi ei kuula muusikat nagu, et siis ma jään ilma ma jään ilma ja ma ei taha jääda ilma, et mul on kogu aeg seda uut kütust vaja nagu. Ma pean aus olema, ma mõtlesin ise ka selle jutu peale, mis me rääkisime, ma isegi tegelikult nii kaugele ei läinud, et neid uuringuid välja otsida ja hakata mõtlema sellele, et kuidas siis seda sisu defineeriti. See tegelikult ei olegi oluline, sest praegu see, millest me räägime, on see, kuidas me ise sellest aru saame ja oma enda maailmas sellest mõtleme ja see on selline teema, mis nagu ühest küljest enda sees tekitab siukse tunde, et wow, et kui ma nüüd panen omal selle plaani paika, et jah, tõesti iga tund oma päevast ma leian selle hetke, kus ma tegelikult olen mingi sisuga koos, mingi sisu on mu ümber, ma tarbin seda ja ma isegi nagu otsin pidevalt seda juurde, kuidagi nagu haiglaselt nõuan ja vajan seda, et seal on selline nagu negatiivne varjund juures ja samas nii lihtne on see asi vähemalt minul endal keerata teistpidi ja öelda, et aga mis asi see on, see mitte sisu. See, et ma silmadega vaatan oma ruumis ringi, on ju pidev sisu tarbimine, ma tarbin seda ruumi, kõiki neid objekte, mis siin on, minu enda mõttevoog, see, mis mu peas toimub, see on ju ka mingi sisu tarbimine, see on lihtsalt mingi sisu, mida ma ise loon ja tarbin või see nüüd läheb kuidagi väga segaseks ja mulle endalegi ebaselgeks ja arusaamatuks, aga linnulaulu kuulamine tänaval, kas see ei ole sisu tarbimine? Kui sa nüüd selle plaadi peale paned selle linnulaulu ja kuulad seda toas, kas see on siis nüüd sisu tarbimine võrreldes selle tänaval olemisega? Ma arvan, et jah, et sa praegu üldistad liiga laialt, sest et mulle tundub, et see, mida oleks paslik kutsuda sisuks, mida me tarbime, on ikkagi, see on seda tüüpi sisu, mis on loodud selle sihiga, et sa seda tarbiksid kas oma kõrvadega või muude meeltega, aga et ta on nagu, et selle taga on olemas see, kuidas öelda siis, intentsioon või see on sündinud selle sihiga, see on nagu mingi kiri, mis peab jõudma adressaadini, vaata. Samas, kui mulle tundub, et linnulaul, see ei ole nagu sulle mõeldud. Aga kas su ajul on vahe? Kas sinu aju teeb seda vahet, et see nüüd, et ma praegu kuulan podcasti ja nüüd ma kuulan linnulaulu või nüüd ma kuulan plaadilt linnulaulu või ma kuulan tänaval, kuidas inimesed räägivad, et ma saan aru, et see kuidagi väga inimlik on mõelda, et aga mine õue ja kuula lihtsalt merekohinat või linnulaulu, see on ju palju parem, see on palju rahustavam, kui istuda näiteks bussis ja kuulata juttu või samamoodi lihtsalt kõndida rannas ja kuulata mingit audioraamatut või podcasti, et aga võta need kõrvaklapid ära ja kuula lihtsalt seda rannakohinat. Kas sinu ajul nagu selles mõttes, kindlasti on vahet sellel infol, mis sulle sisse tuleb, aga see on ju ikkagi sisu tarbimine, kas see on kuidagi rohkem või vähem koormav, kui see raamat on midagi, mille mitte kuulamine tekitab mulle suuremat koormat kui selle kuulamine, ma ei tea, kas sa saad aru, kuhu ma sellega sihin, et kas see info tarbimine peab olema selle negatiivse varjundiga või võib ta olla pigem nagu selline positiivne asi, mida me teeme, isegi siis, kui me teeme seda nii suure hulga oma päeva. Ma arvan, et seal ongi see olemuslik vahe, et see merekohin ei taha sulle mitte midagi öelda, aga näiteks kui sa kuulad muusikat, siis see muusik on tahtnud, et sa seda muusikat kuuleksid, et sa midagi tunneksid, et sa nagu läheksid sellega kaasa ja sellepärast see on väga vabastav teatud hetkedel inimestele, et kui nad saavad lihtsalt minna loodusesse, kuulatagi linnulaule, vaadata, kuidas, ma ei tea, lehed seal õõtsuvad, on ju, et see ei tähenda mitte midagi, ta nagu ei koorma su mõistust mingisuguse sõnumiga. Sa ei pea seda nagu analüüsima, vaid see lihtsalt on ja see nagu on siuke hinnanguvaba lihtsalt olemasolev siuke olek, vaata, et seal ei ole nagu mingit nagu tulemust. Samas kui näiteks mingit nagu sisu tarbides, seal ikkagi on mingi tulemus, artiklit lugedes, sa peaksid nagu kaasa mõtlema, sa peaksid kas siis sa nagu kontrollid oma seisukohta, kas sa oled nõus sellega, mida väidetakse, kas see üllatab sind, kas see on uus informatsioon su jaoks, kas see on õige, kas see on vale. See nagu kohe kutsub sind nagu tantsule, vaata. Ja sellega see tegelikult kaasab sind kuidagi niimoodi, et see ei ole enam nagu mingi puhkus nii-öelda, vaata, et sa ikkagi nagu oled tõmmatud sinna nagu hinnangute, tähenduste sellisele nagu võitlusväljale nagu, et või pingeväljale, et see ei ole alati võitlus, aga et seal käib mingisugune siuke tants, jah, ja ma arvan, et sellest nagu inimesed eemalduvad, kui nad käivad näiteks mingites meditatsioonilaagrites, kus 3 nädalat ei tohi rääkida näiteks või et sa oled või ma ei tea, nagu
nagu inimesed on pimedas koopas, on ju, nagu Urmas Sõõrumaa oli, on ju, ma ei tea, kaua ta oli seal, 2 kuud või, et ma ei tea. jah, et no igasugu asju tehakse, vaata, ja ma arvan, et see ongi täpselt, see on see, mille eest inimesed pagevad tegelikult, ongi see sisu. Informatsioon. jah, informatsioon, et see on nagu sihuke nagu vabatahtlik ja nagu meeldivam viis kuidagi puhastuda, kui näiteks haige olemine, on ju, kus sa lihtsalt ei ole nagu füüsiliselt võimeline nagu kaasa rääkima, kaasa mõtlema, lihtsalt oledki pikali ja sul on halb olla, et siis sa on nagu sunnitud nagu eemalduma sellest kõigest korraks. Kui ma olin haige sel ajal, kui te Hendrikuga tegite eelmist osa, ma ei suutnud isegi mingeid sarju vaadata õieti, nagu natukene suutsin mingitel hetkedel, aga sest selle midagi Hendrik selgitas ära, ka see sarjade vaatamine on nagu üldse väga mõttetu tegema. Nüüd ka minul on nagu natuke kerge tõrvatilk on ikkagi meepotis, mis ei ole halb, aga ühesõnaga, et jah, et see sisu tarbimine, ta on nagu osa mingist nagu siuksest nagu närvilisest refleksist tegelikult ka ikkagi mulle tundub, et see mingisugune rahutus. Tead, nagu mõned inimesed ei suuda nagu ühtegi hetke olla lihtsalt niisama niimoodi, et nad ei võta nutitelefoni välja. Noh, mingis tavaolukorras vaata, et tekib neil mingi 30 sekundit kuskil, kus ma ei tea, üks vestlus lõppes kellegagi, uus vestlus pole alanud, keegi võib-olla läheb korraks nagu ostma midagi ja siis ta korraks jääb hetkeks üksi, siis nagu üliharilik on tänapäeval ikkagi see, et võetakse välja telefon, vaadatakse läbi kiirelt, kas ma ei tea, Instagram või Facebook või midagi seal nagu näpitakse, et seda, et sa lihtsalt vaatad ringi. Kuskil oli mingisugune sihuke nali nagu, et kui sa tänapäeval istud mingis restoranis või söögikohas ja siuksel nagu tühjale või kui oled nagu näiteks omaette sööd seal ja ei näpi nutitelefoni, vaid lihtsalt mõtled, et sa näed välja nagu psühhopaat. Sul on midagi mõttes praegu. Siis sa oled kõhe lihtsalt, sa lihtsalt mõjud kõhedalt. Ma just demonstratiivselt võtsin kätte prillilappi, et sellega mängida. Ma olen väga seda tüüpi inimene, et kui ma lihtsalt kuskil olen või lihtsalt kellegagi juttu käin, mul on vaja midagi nagu käte vahele või mul on vaja millegagi nagu mängida või tegeleda kätega. See on kuidagi nii selline endalegi kuidagi väga naljakas, et ma avastan ennast lihtsalt ma olen avastanud ennast kruvikeerajaga mingeid asju lahti kruvimas, lihtsalt seepärast, et ma istun arvutiga, vaatan mingit sarja. Kruvid arvutit lahti, samal ajal tõmbad protsessori välja. Ei no mitte protsessori. Seda on juhtunud, et sa vaatad sarja ja kogemata nagu muu seast teed arvuti lahti või? No mingid osad arvutist, ma olen hiiri lahti kruttinud näiteks. See on väga veider. Jah, aga ma ütlen, et see on siuke mingi närviline värk ja ma tean, et võrreldes mõnede mu sõpradega, kes pigem kalduksid selle arvamuse poole, et võta need kõrvaklapid siis nüüd peast ära ja kuula seda maailmat, mis ümber on, et võrreldes nendega ma olengi närvilisem inimene ja kindlasti nagu olen ka pigem see inimene, et nii kui minu vestluspartner näiteks restoranis minu lauast lahkub, et vetsu minna, siis mina scrollin või rullin läbi Instagrami ja Facebooki ja eks need mingid isikutüübid samastuvad. Ma kujutan ette, et kui ma niimoodi oma sõprade seas käsiksin või paluksin, käskimine ei ole ilus, paluksin läbi teha need arvutused, et mitu tundi ta siis päevas sisu tarbib, et siis see oleks tegelikult täitsa huvitav näha. Aga mulle meenub Mattias Naani nali ühest tema stand-up esinemisest, mis võib-olla oli seal Kolmeraudse saates, kus ta mainis, kuidas tal oli tohutult vaja vetsu minna ja tõesti nagu olukord oli väga kriitiline juba ja kuidagi viimasel hetkel ta ikkagi nagu jõudiski koju ja juba nagu astus vetsu ja siis taipas, et ta jättis oma telefoni jope taskusse, siis ta ikkagi läks esikusse, võttis telefoni ka veel ja siis läks alles istus poti peale. Et see on minu jaoks juba siuke nagu next level selles mõttes, et ja ma tean, et nagu see on ka asi, mida tehakse nagu massiliselt, et inimesed nagu ei suuda istuda vetsus nii, et nad ei näpi samal ajal nutitelefoni. Aga lihtsalt minu eest see ongi nagu siuke nagu karikatuurne, siuke nagu see nagu võtab kokku nagu täpselt selle sisu narkomaania mõnes mõttes, et sa ei suuda nagu isegi nagu need 3 minutit, mis sa seal vetsus istud, sa ei saa seda aega lihtsalt nagu see nagu istuks tühja seal siis on ju, kui sa oma telefoni sinna kaasa ei võta, et
mina olen see nagu inimene, kes enne kui nutitelefonid tulid, lugesin nendelt erinevatelt toodetelt, mida vetsus leiab, nende mida nad sisaldavad. No et siis tarbisid sisu ka siis. See oli nagu Internet of Things, aga teistmoodi. Jah, lihtsalt things. Jah, lihtsalt things. Things ilma internetita. Tõesti mingi sisutühi info kuskil torusiilipakil, et näed, see sisaldab naatriumhüdroksiidi. Ma loodan väga, et ma ei eksinud praegu sellega, mida ma ütlesin, aga täiesti võimalik, et ma eksisin ka. Aga selle valguses, mis me nüüd oleme siin rääkinud, mul haakub nende mõtetega üks Aivar Tõnso väljaütlemine Müürilehes, mis oli tulevikuteemaline erinumber ja ma loen selle lõigukese ette. Daamid ja härrad, näitleja Jim Ashilevi. Ühesõnaga, Müürilehes oli intervjuu, Mari-Liis Mõttus intervjueeris Aivar Tõnsot ja intervjuu lõpus nad jõudsid sarnase teema juurde, mis on ka meil olnud laual mitu korda, ehk siis kogu see info pealetulv just nimelt ka muusika puhul, et kuidas inimesed voogedastusteenuste abil lihtsalt upuvad muusikasse ja mõnes mõttes see muusika erilisus või nende pärlite leidmine, et see kõik on nagu omandanud mingi hoopis teise tähenduse kui varem ja nii edasi. Ja siis küsib ka intervjueerija siin Aivar Tõnso käest, et kuidas sa ise sellesse tänapäeva muusikatulva suhtud ja Tõnso ütleb, et ühelt poolt see on hea, et kõik on palju ja see on kiiresti kättesaadav, aga teisest küljest, ma nüüd loen korralikult, tsiteerin, kuna loome kõigele väärtuse eelkõige oma peas, igatsen taga aega, mil oli võimalik kujundada millegi suhtes tänu ajalisele ja ruumilisele distantsile kõrgendatud ootuseid. Näiteks kunagi John Peele'i saadet kuulates ja mõnelt albumilt läbi mitmesuguste segajate ainult üht või kaht lugu kuuldes võisid tekkida päris kõrged ootused, mida aitasid üles kütta erinevad fantaasiad võimalikust ideaalmuusikast. Noh, jube ilusti öeldud ju, vaata, see on täpselt see, mida me oleme ka püüdnud sõnastada, et see igatsuse element selle juures, et mismoodi sa midagi väärtustad, mingit kogemust või mingit, et kuidas see on muutunud, seda igatsust on nagu vähemaks jäänud, on ju. Ma loen edasi. Just see tunne, et sul on meeletu huvi ja soov millegi kuulmiseks. Tänapäevase muusikatulva ja levikiiruse tõttu on sul kõik olemas veel enne, kui üldse huvi jõuab tekkida. Oluliseks on muutunud hoopis teised küsimused, kuidas üldse leida üles need kõige põnevamad ja avastamist väärivad pärlid ning lisaks on vaja ka aega, mil sa tõesti saad pühendunult ja sügavuti nende leidude mõjuväljas viibida. Ja siis intervjueerija küsib, oled sa selle lahenduse leidnud? Ja Tõnso vastab, ma tunnen küll, et liialt palju kulub aega pealiskaudsele kiirkuulamisele ja nii-öelda pärlite otsingule, aga see sõltub ka hetkeolukorrast. On rahulikumaid momente nagu talvine vaheaeg ja suvepuhkus, mil on võimalik hoog maha võtta ning uuteks väljakutseteks end koguda. Kohe lõpeb see tsitaat, ma ei loe kogu artiklit, et ma lihtsalt mainin. Endiselt on üks hea moodus seda teha just mõne värskelt ilmunud ajatu heliplaadi saatel, kui saad aru, et tegelikult ei pea olema ümbritsevas maailmas toimuvaga viimse detailini kursis, vaid pigem oleks vaja leida sisemine tasakaal. Väga ilus. Minu arust see on üliilusti kokku võetud need mitmed erinevad teemad, mida me oleme sinuga ka arutanud ja ka praegu see haakub siia jube hästi minu arust. Just see lõpptõdemus, et sa ei saagi kunagi kuulata ära kõiki neid kõige olulisemaid albumeid, lugeda läbi kõik need kõige olulisemad raamatud ja nii edasi. See kõik on ikkagi väga suures ulatuses sattumuslik, mille otsa sa üldse komistad, millele sul nagu jääb aega kõikide muude asjade kõrvalt, et seda sisu on nii üüratult palju ja loomulikult kriitikud, kultuuriteoreetikud, analüütikud üritavad luua mingisuguseid hierarhiaid, kuraatorid, eks ole, nad nagu mingid raamistik. Loovad sulle mingeid raamistikke, pakuvad sulle välja mingeid siukseid nagu pakette. Püüavad defineerida meie kultuuri seda kõige olulisemat. Et nagu mis on mis praegu, on ju. Aga no võt, see on ka nagu omamoodi siuke nagu... Kas Tanel Tatter annab ikka 10 või ei anna? See oli nii vana reference, et enamus meie kuulajad ei teagi. Ja ma nagu ka kuidagi nagu alateadvus sai aru, aga teadvus ei saanud. Ei olegi oluline. Aga just see sisemise tasakaalu teema, vaata, et sa teed nagu rahu enda sees sellega, et sa ei teagi, jah, mis on nagu, mis. Sa ei saa seda lõpuni teada, keegi ei saa, nii et mõnes mõttes see nagu paneb sind väärtustama jällegi seda, mis sul on nagu
käepärast, on ju. Ehk siis jällegi mulle meenub, kuidas ma näiteks üritasin hakata aru saama, et mis asi või kes on Bob Dylan, miks ta on oluline, kuidas ma lihtsalt kuulasin ühte sama albumit, ma ei tea, 2 nädalat nagu süvitsi. Et see on mõnes mõttes nii palju rikastavam kogemus, kui sihuke sigri-migri kõige tarbimine läbisegi lihtsalt selleks, et olla kursis kogu aeg, saad aru, et kogu aeg olla nagu selle laineharja peal, nagu et ahah, nagu haarad siit, sealt, kogu aeg nagu saad aru, krabad ja tarbid, aga kokkuvõttes nagu selle kogemuse sügavus ikkagi nagu tuleb sellest, kui sa pühendad millelegi päriselt aega, päriselt nagu suunad oma tähelepanu millessegi pikemaks ajaks, et sul tekib see ajaline side sinna ka juurde veel kuidagi, et ta on nagu kaasas, ta muutub nagu sinu kaaslaseks, jah. Olgu see mingisugune kunstiteos või mingisugune teooria, mida sa nagu süvitsi nagu jälgid, eks ole, et aeg on väga oluline dimensioon igasuguse suhte puhul ja vot mulle tundubki, et see on nagu ülitark asi, mida Tõnso ka kuidagi tõdes lõpuks, et see sisemise tasakaalu leidmine, et jah, et sa ei jõua kunagi kõike teada, kõike kogeda, et siis nagu väärtusta seda, mida sa koged. See on praegu minu jaoks väga aktuaalne või oluline teema, et vaata tihtilugu ma mäletan, sa oled öelnud mitu korda, et mul on nii hea meel, et sa sellest praegu räägid, et mul on täpselt sihuke tunne praegu, sest mul on endal kuidagi viimastel päevadel eriti tugevalt tekkinud selline, ma olen nagu väga demotiveeritud mitmest aspektist. Peamiselt on see seotud sellega, et nii oma töös kui töövälistes tegevustes ma tegelikult sattun kokku, mitte seetõttu, et ma ise nüüd olen kuidagi väga tähtis või kindlasti seda ei ole, aga muidugi sattun kindlasti kokku. See ei ole tähtis üldse. ma sattun kokku inimestega, kes on tihtilugu vähemalt Eestis ja vahel ka maailma tasemel oma aladel väga kõrge tasemega ekspert. Ja tihtilugu need diskussioonid pöörlevad erinevate probleemide ümber, sest tavaliselt kui tullakse maha, istutakse, räägitakse probleemidest, et kuidas neid lahendada, kuidas asju paremini teha, et väga harva istutakse maha selleks, et üksteisele õlale patsutada, rääkida, kui hästi asjad on. Ja kui see siis kuidagi, kui see kontsentreerub, mul on mingi nädala jooksul olnud küllaltki palju erinevaid vestlusi väga erinevate taustadega, aga väga tarkade inimestega. Ja ma olen saanud kuidagi üleküllastuse nendest erinevatest probleemidest, mida ma kuidagi tunnen, et ma tahaksin väga-väga aidata muuta, ma tahaksin väga palju asju aidata maailmas muuta, kuidas nad on või kuidagi lihtsalt, et asjad liiguksid kiiremini ja asjad paraneksid, sest ma olen küllaltki optimistlik inimene ja üleüldiselt leian, et maailm nagu paraneb, tehnoloogia areneb, meie teadvus, ütleme, maailma probleemide ja nende lahenduste osas suureneb, inimesed on osavamad, targemad, ma ei tea, paremad, see on kuidagi vale öelda, aga mina usun, et maailm täna elada on parem kui ükskõik millal inimkonna ajaloo ja homme on veel parem kui täna ja nii edasi. Ja ma nagu tunnen, et seda progressi, et nii palju on ju veel maailmas nii-öelda neid halbu kohti, mida tahaks veel parandada, nii palju on selliseid võimalusi, kuidas seda progressi kiirendada ja parandada ja neid blokke ja halbu kohti nagu ära võtta ja parandada, aga mul ei ole selleks vajalikke teadmisi või pädevust või aega või võimekust või ajalugu või ma ei tea. Ma nagu tunnen kuidagi nii abituna kõige selle virvarri sees või kõikide nende probleemide ja võimalike lahenduste asjade sees, et ma lihtsalt nagu tunnen, et ma ei tea piisavalt ja see jõuab tagasi jällegi selle info juurde. Vaat see on see, mida sa alguses ütlesid, et see sinu maailm on täpselt nii suur, kui palju sa seda ise lood või kui palju sa ise seda endale sisse ahmid ja teed. Ja mul on kuidagi tunne, et selleks, et nagu reaalselt sust mingit kasu oleks või ma mõtlen nagu enda kontekstis või kuidagi oma enda sellise probleemse mõtlemisega sinna, et minust mingit reaalset kasu oleks, et siis mu maailm peaks veel kordades suurem olema, et ma pole jõudnud sinna etappi, kus minust saaks veel kasu olla. Ja see on kuidagi sihuke demotiveeriv tunne lihtsalt on tekkinud selle kõigega, et sihuke kuidagi üleküllus on tulnud, aga samas ma väga hästi nagu saan aru sellest, et see kuidagi läheb selle jutu poole jälle, mis me rääkisime petturi sündroomist, et tegelikult me kõik ju teeme nii palju, kui me suudame, igalühel on omad tugevused, ei ole ühtegi sihukest super inimest, kes suudaks nagu igas probleemis, igas asjas väga hästi olla koordineeritud ja teadma ja
asi on selles, et me lihtsalt peame need oma tükid sealt probleemidest nagu üles leidma ja neid niimoodi strateegiliselt lahendama ja leidma nendele väikestele asjadele igaüks omad lahendused ja siis see asi liigubki paremuse poole. Aga lihtsalt kuidagi, ma ei tea, viimastel päevadel see kuidagi jõudis minuni nii tugevalt, et see oli kuidagi lihtsalt võib-olla hästi kontsentreeritud. Ma ei oskagi selle peale midagi muud öelda. See mõte, mis sa välja tõid, oli selles suhtes väga, väga hea mõelda, et see ongi pigem sellise sisemise tasakaalu leidmine ja arusaam sellest, et tähtsam on võib-olla lihtsalt endale olulistele asjadele kontsentreerumine kui kõigega, kogu infot tarbida, kõigega tegeleda. Ja see ongi täpselt see ülekülluse või siukse üledoosi tunne, eks ole, et sa nagu ei erista enam erinevaid teemasid ja probleeme ja küsimusi, vaid nad moodustavad mingisuguse siukse meeletu kuhja või siukse koorma, mis ühel hetkel hakkab lihtsalt lämmatama ja mis lihtsalt nagu surub sind vastu maad ja siis see ongi siuke üleüldine äng või üleüldine nõutus või siuke abituse tunne, et siin jah, alati vist ikkagi on see võti seisneb selles, et sa pead asju vaatama läbi ükshaaval et see on liiga üldine, et siis nagu võtma nagu üksipulgi lahti, et kust ikkagi nagu tegelikult kärisema hakkas või mis tegelikult on need sinu tugevused ja mida sa tegelikult ikkagi nagu oskad ja tead ja mismoodi sa saad panustada, et kõike korraga jah, ei saa teha, on ju, ja see on absoluutselt asi, mida ma iga päev üritan ka endale selgeks teha või kuidagi meelde tuletada. Just hiljuti kuulasin üle pika aja jälle Tim Ferris show'd, millest meil on olnud juttu ja on olnud jah, arutelu all ka see, et kas Tim Ferris üldse on tõsiseltvõetav arvamusliider või et kas ta on nagu äkki soolapuhuja. Aga juhtus ette mulle jälle selline episood, kus ta intervjueeris kedagi, keda ma imetlen ja austan, see oli kirjanik Cheryl Strayed, keda laiem üldsus tunneb romaani, või tegelikult see ei olnud romaan, vaid see oli tema elust räägiv raamat Wild, mis on siuke suur bestseller olnud ja selle sisu oli siis lühidalt kokkuvõttes see, et ta kunagi oma 20-ndates ta elu jooksis täitsa rappa, ta ema suri, ta ühesõnaga jättis oma abielu katki, pettis oma meest ja kõik oli väga-väga keeruline ja siis ta lihtsalt võttis seljakoti selga ja läks sellele Pacific Crest Trailile, mis on siis, nagu ma aru saan, siis mööda Ameerika läänerannikut jookseb, eks ole, siuke pikk matkarada. Piirist piirini. ja siis ta lihtsalt võttis selle pika matka üksi ette ja see raamat räägib sellest matkast, et kuhu ta siis nagu välja jõudis või kuidas see tema elu fundamentaalselt, kardinaalselt muutis. See kõlab nagu väga huvitav raamat, sest ma olen hästi palju mõelnud oma elus sellele rajale. Mitte, et ma tunneksin väga igatsust, et ma tahaks seda rada kõndida, aga selle raja juures on miski selline külgetõmbav, ligitõmbav. No ma võin sulle öelda, et pärast selle raamatu hitiks saamist käivadki seal inimesed Wildi retkedel. Okay. Et seal nagu mingisugused kohalikud giidid ja ma ei tea, looduskaitsjad või kes nad seal nagu töötavad, et nad juba teavad, et sa oled see Wildi matkaja. Et sa teed seda Wildi matka endal. Ei no, ega seal midagi halba ei ole, selles mõttes, et las siis olla. Igal juhul Cheryl Strayed teeb ka podcasti Dear Sugar Radio, mida ma taaskord soovitaksin väga, see on siuke hingeabi podcast, mida ta teeb ühe teise kirjaniku Steve Almondiga kahekesi. Inimesed kirjutavad neile oma muredest, mis puutuvad suhetesse, jah, kõige laiemas mõttes suhetesse, inimsuhetesse. Ja siis nad annavad seal nõu ja väga rängad ja rasked teemad on tavaliselt laual ja siis nad kuidagi väga niimoodi soojalt, empaatiliselt ja humoorikalt nagu pakuvad inimestele sellist nagu nõu ja lohutust. Ühesõnaga, Cheryl Strayed oli Tim Ferris saates, 1,5-tunnine saade ja nad lihtsalt arutasid, et mis asi on üldse, mis see kirjaniku töö üldse on, kuidas Cheryl Strayed töötab, mis asi on edu tema jaoks, kuidas ta on selle saavutanud, kuidas ta nagu üldse nagu oma asjad tehtud saab, kõik siuksed huvitavad teemad, mis nad alati huvitavad. Ja ühel hetkel vist küsiti talt ka midagi sellist, et mismoodi sa nagu jalul püsid või mismoodi sa, mis tark lause või mis nagu siuke deviis sind kuidagi edasi aitab. Ja siis ta ütles, et ühel hetkel ta lihtsalt kirjutades oma vist esimest romaani, lihtsalt ütles endale, et surrender to your mediocrity, et
noh, ta ka ise nentis, et mõnes mõttes see on nagu üli nagu masendav sihuke tarkusetera, mille järgi siis kuidagi juhinduda või mille järgi nagu kuidagi elada, aga teisalt see oli kuidagi väga vabastav ta jaoks, et ta nagu järsku tundis, et ta oli nagu vaba tegema lihtsalt oma asja. Kirjutas parasjagu oma romaani ja ta kuidagi nagu andis endale aru, et see romaan, sellest ei tule järgmist Great American Novelit, eks ole, nagu Ameerikas kirjandusmaailmas tituleeritakse selliseid nagu rahvusliku kultuurilise erilisusega teoseid, et öeldakse, et this is the Great American Novel, eks ole, ja küsitakse, et mis võiks olla järgmine Great American Novel ja nii, et Great American Novelist, eks ole. Et see on noh, et kui sa kirjutad Ameerika mõistes Tõe ja õiguse, et siis see on Great American Novel. Ja ta andis endale aru, et ei, sellest ei tule järgmist Great American Novelit, suurt Ameerika romaani, ja see vabastas teda, et ta lihtsalt sai kirjutada oma romaani ja teha seda nii hästi, kui ta suutis ja ta ütles, et see nagu lause kuidagi saadab teda sellest ajast peale ja ka mulle tohutult meeldis seda kuulda, sest jällegi see, millest sa rääkisid, see natuke jällegi haakub kogu selle nagu ärevuse ja pingega või selle tundega, et minust ei piisa, noh, et sellest, mida ma tean või oskan, sellest ei piisa ja see tekitab minus nagu sükest abituse tunne, et ma tunnen, et ma petan teisi, kui ma nagu väidan neile, et ma kuidagi saan olla abiks või kuidagi kasulik mingis meeskonnas, et seesama ärevus saadab ka mind nagu konstantselt praktiliselt, et ikkagi sihuke tunne on, et ma olen nagu kõiki lihtsalt nagu kuidagi, et mul on õnnestunud ära petta nagu kõik inimesed. Teatris mul on õnnestunud ära petta inimesed, et ma oskan näidelda või noh, mitte inimesi, publikut mitte, aga noh, lavastajad vähemalt ma suutsin ära petta, et ta mind üldse võttis tööle. Küll publik saab aru, et ma olen sitt, on ju. No publik tuleb kohale, vaatab etenduse ära ja nemad teavad, et seal on näitlejad, eks ole. Kirjutab samamoodi igal pool mujal, et noh, et kuidagi, aga just see mõte, et lihtsalt lepi oma keskpärasusega, surrender to your mediocrity. Mulle väga meeldib see lause. See on nii hea lause ju ja tegelikult sellele kübetki midagi masendavat, vaid see just tõmbab nagu siuksed nagu võimatud ootused, mida sa ise endale sead, tõmbab need maha ja laseb sul lihtsalt olla piisav. Olla inimene ja kuidagi nagu anda endale see vabadus olla rahul sellega, mida sa suudad hetkel, et mitte piitsutada ennast nagu ülemäära, et ma saan aru, et mõnes mõttes nagu sihuke, et see on sihuke, noh, see on väga mitme otsaga asi, vaata, et sa võid ju küsida, et aga kas, ma ei tea, nagu mingi tippsportlane, on ju, kas ta jõuaks tippu, kui ta sellise mõtteviisiga läheks trenni, et ma lepin oma keskpärasusega, ei, sa pead ikka nagu push ima edasi, on ju, sa pead ikka nagu, noh, et nina peab olema, mitte nina ei pea olema verest väljas, vaid veri peab olema ninast väljas kogu aeg, aga no, et see ongi nagu, sõltub kontekstist, sõltub olukorrast, et kokkuvõttes see jällegi taandub sellele tasakaalu leidmisele, millest rääkis ka Aivar Tõnso, et sa lihtsalt nagu tõmbad nüüd selle hoo maha, hüppad sellelt karussellilt korraks maha ja lihtsalt nagu võtad omaks selle, mis on ja väärtustad seda ja lähed sealt edasi. Meil on väga tihti soov ja tahe ja kuidagi selline sisemine drive või vähemalt minul on kindlasti olnud seda tunnet, et tahta mõelda seda, et ma justkui peaksin olema parem või et minu teadmised peaksid olema paremad või et ma olen kuidagi targem või osavam või see, mida mina maailmast arvan, on kuidagi õigem ja üleolevam ja see kõik on nagu nii täielik jura. Enamus, me kuidagi tahame distantseerida ennast teistest inimestest, just kui meie oleme siin ja kõik teised on kuidagi teistmoodi ja mõni inimene kuidagi mõistab meid ja meile lähemal ja teine vähem, et noh, mina tahaksin ikkagi pigem vaadata seda, et nii palju, kui ma näen enda ümber inimesi, me oleme kõik nii väga sarnased ja kõik oma puuduste ja tugevuste ja muuga, et noh, see keskpärasusele nii-öelda taandamine, see on ju, tegelikult me kõik olemegi kuidagi keskel, kui me keskmistame kogu inimkonna ära, siis jäävadki siia üle need asjad, mis meid seovad ja selles ei ole nagu mitte midagi valet, see on see, mis meis kõigis on, eks ole. Ja see on väga suur osa ja noh, ütleme, igalühel on meie omad tugevused ja neid saab arendada ja noh, ütleme, sportlane saabki oma seda ühte tugevust väga lihvida ja samamoodi me kõik oma töös ju tegelikult mingit väikest
väikest osa suuname ja lihvime või oma hobides või oma mõtetes või tegudes, et seal ei olegi midagi nagu väga eriskummalist ja erilist, vaid noh, meil on asjad, mis meid väga seovad ja siis on meil igalühel oma tugevused ja nõrkused ja heal juhul me suudame need tugevused ja nõrkused oma kasuks tööle panna või vähemalt tunnistada neid ja nendega töötada. jah, selles tarkuse teras või selles lauses tuleb näha eelkõige seda vabadust, mida see lause üritab sulle meelde tuletada ja seda kergust võib-olla ja seda eneseväärtustamist või seda jah, et ma olen piisav see põhimõte kuidagi, et sa oled piisav ja mina olen piisav ja selles ei tohiks näha käega löömist. See ei ole sellisena üldse mõeldud, et see tähendab seda, et lihtsalt nagu viska jalad seinale ja ära siis üldse nagu arenda ennast, sest et pole ju mõtet, sa oled keskpärane. Absoluutselt mitte, et siin ongi, see on väga oluline nüanss ja noh, eriti veel, kui sa kuuled seda kirjaniku suust, kes on hea kirjanik, väga töökas kirjanik, kes teeb ka muid olulisi asju, mis annavad inimestele tohutult palju sellist nagu tuge ja kuidagi hingepidet, et kindlasti see lause ei ole tulnud mingisugusest käega löömise emotsioonist või mingist nagu seisundist, kus kuidagi kõik tundub mõttetu, vastupidi. Ma lugesin, ma ei teagi, kas suure kurbusega, sest ma alguses ei teadnudki, et see on üldse probleem, aga ma sain nüüd teada, et on ja järsku valdas mind kurvastus, et sa oled jätnud hüvasti sõna tšau korrektse kirjutamisega või kuidas? No vot, siin juba saamegi hakata diskuteerima sel teemal, et mis asi üldse on tšau korrektne kirjapilt. No aga ütles ära, mis sinu nagu see lähenemine oli või kust see diskussioon meil nüüd alguse sai? See sai sinu eest Facebooki postitusest, eks? Ma kirjutasin Facebooki, kirjutasin ametliku teadaande, väga olulise teadaande, ma tundsin, et ühiskond peab sellest kuulma. See on ametlik teadaanne. Mina annan alla ja ma nüüd edaspidi enam ei tee seda pingutust, et kui ma kirjutan tšau, et siis ma otsin S-tähe asemel välja ša-tähe oma klaviatuuri seest. Ma lihtsalt kirjutan T-S-A-U nagu kõik ülejäänud inimesed, sest et mulle aitas, mulle tundus, et ma lihtsalt pingutan üle, sest et ma pingutangi üle kirjutades kogu aeg. Kui ma kirjutan kellelegi e-mailis mingi lause, kus on sees ka võõrsõna, siis ma panen selle kaldkirja ja kui see võõrsõna lõpeb vokaaliga näiteks, siis ma panen pärast kaldkirjas sõna lõppu, panen ka ülakoma ja panen sinna selle nagu liite, mida siis parasjagu on vaja, eks ole, et lause oleks korrektne, et kõik käänduks ja pöörduks õigesti. Ühesõnaga, teen mingeid selliseid lisapingutusi, mida ma tean, et mitte keegi ei märka. Ega hinda, sest et selle eest ei anta punkte. Aga minu sees elab üks keelefriik, kes kogu aeg ootab, et ta saaks punkte selle kõige eest. Ja kuna ma ei saa punkte ja mul lihtsalt tekkis reality check, et neid punkte ei hakkagi tulema kunagi. Aga kas see on nüüd siis laiem teema, et see ei ole ainult see tšau, muidugi see ei ole ainult see tšau, see oli jäämäe tipp. E-kirju kirjutades siis võõrsõnu enam ei pane kaldkirja. Vaatame seda asja, ma arvan, et siin asjad hakkavad lagunema koost ja ma arvan, et siin ma hakkan igasuguseid lohakaid kirju kirjutad lõpuks sau üldse. Vaat, mulle väga meeldiski dramaturg, luuletaja Mariale kirjutas kommentaariks ja seal oli väga palju toredaid kommentaare. Seal oli tõesti väga palju. See on mul avalik postitus ka, nii et kõik, kes ei ole mu Facebooki sõbrad, saavad ka vaadata seda diskussiooni. Mariale kirjutas sellise kommentaari, et peaasi, et mitte sau ja siis veel kord caps lockiga peaasi, et mitte sau. mina kirjutan veel rõvedamaid tervitusi, mul on nagu väga tihti on low ja siis ülakoma sap. See siis veel on. Nagu low, nagu hello, sa lihtsalt lühend, sa võtad ja nagu what's up või? Jah, nagu what's up ja selle asemel ongi ülakoma sap lihtsalt. S-A-P või? Ei, S-U-P. No see on väga spetsiifiline, see on natuke lahe ikkagi. On või? Ja, see ei ole päris, see ei ole sau. See ei ole sau. Et sau on lihtsalt liiga pehme ja leim võib-olla või kuidagi süüke. Võib-olla jah, aga kui tuua välja sellest väga elavast diskussioonist, olgem ausad, see ikkagi hakkas oma elu elama, see postitus ja tuli välja, et
väga paljudele inimestele läheb korda ikkagi, kas kirjutada tsau või tšau, seal tekkisid erinevad leerid, joonistusid välja, oli minu üllatuseks, ilmusid välja inimesed, kes üritasid mind ikkagi nagu hoida tagasi, ikkagi, et öelda, et ära mine meie juurest, mina ka kirjutan tšau, ma siin isegi minu eelmise romaani Kehade metsa toimetaja Kairi ka väga kuidagi hingestatult kirjutas, et sa ei tohi anda alla, Jim. Istutas sind maha ja ütles, et kuule, no ta isegi kirjutas, et kas vabadussõjas me ka andsime alla. Kuigi olukord tundus väga täbar. Kas me andsime alla? Ei. Noh, saad aru, siin oli väga kirglikke selliseid sõnavõtte ja kui tuua veel midagi välja, siis mulle väga meeldis ka kommentaar, mille kirjutas Margus Ott, kes on selline, võib öelda vist kultuurianalüütik, kes kirjutab aeg-ajalt kultuuriajakirjanduses erinevaid analüüse, kes on filosoofia taustaga, väga tark inimene. Margus Ott kirjutas sellise kommentaari, kuna see etümoloogiliselt tähendab ori, tšau siis, eks ole, tuleb, minu teada tuleb itaalia keelest, eks ole, see ciao ja tema kirjutab, et kuna see etümoloogiliselt tähendab ori või teie ori, siis võiks selle sõnakese ju ka tõlkida ja üteldagi ori või tori, sulgudes kõnekeeles ikka sõnad sulavad kokku. Mille peale ma vastasin, et lähen teie orja peale üle. Et mulle nagu see väljavaade meeldib eriti, sest see on nii ootamatu asjade käik, see on tõeline pööre, eks ole, et tegin suure ametliku teadaande, et ma hakkan nüüd nagu kirjutama nagu rõvedalt seda sõna tsau, nii nagu keegi seda ei häälda. Kusjuures üks mu sõber kohe ütles, et väga õige, kasutame ikka eesti tähti, mis ša täht on ju, et ikka, mille peale ma ütlesin, et siis võib ju šampus kirjutada ka sampus lihtsalt, et lihtsalt hääldad šampus, aga kirjutad sampus või sohkolaad. On, aga tuleb välja, et siin on mingeid inimesi elab Eestis, kes ei ole valmis tunnistama ša-tähte Eesti tähestikku kuuluva tähena. Aga mulle see teie ori meeldib. Väga keeruline temaatika. Proovime korra. Tere, Jim. Teie ori. Mulle meeldib see natuke meenutab mulle sellist iirilikku lähenemist, et top of the morning to you, sir, and the rest of the day to you. Et see on nagu kuidagi selline, siin on nagu pool vestlust juba peidus selles ühes väikeses fraasis. See on kuidagi midagi, seal on sees mingi alandlikkus, samas seal on sees mingi huumor, mingi kiiks, eks ole. Teie ori, et tšau on ju väga siuke familiaarne tervitusviis, eks ole, või hüvastijätuviis. Sa ei ütle seda päris inimesele, keda sa muidu nagu teietad, eks ole. No, aga ongi, samas, et sa siis sõbrale, keda sa ei teieta, keda sa sinatad, kellele sa võiksid öelda tšau, sa hakkad teda järsku teietama, ütled teie ori. No seal on mingi väga siuke soe moment tegelikult sees, vaata. Et sa oled mulle nii lähedane, me oleme nii head sõbrad, et ma olen valmis olema teie ori. No see on super tore minu arust. Aga tead, mis selle ša-tähega probleem on? Tegelikult on see seotud ju trükkimisega, sest kui me kirjutaksime välja tähti käsikirjas, siis see väike katuseke sinna S-i peale ei ole ju mingi probleem kellelegi. Kõik oskavad joonistada S-tähe peale katust. Aga leida klaviatuuril üles see nupukombinatsioon, et tekitada ša-täht, see ei ole ilmselge. Ma ei tea, minu arust see on mingisugune otsitud probleem, sest see võib olla. Mul on see käe sees ja see on nagu sama lihtne kui S-tähe trükkimine. No ütleme, kui vanasti olid, ma ei tea, kas sina mäletad aega, kui arvutitega tuli trükkida niimoodi, et sul ei olnud õ tähti, sul oli Ameerika klaviatuur, nagu see nii-öelda ja siis panid numbreid alt ja siis see Unicode kood, mis sa siis pidid trükkima, et saad õ. Päris niimoodi ma vist ei ole kunagi teinud. Et sa panid siis õ asemel 6 näiteks ja ä asemel 2. Jututubades või nii, panin nagu ä täht oli number 2 näiteks. Mul oli sõber, kes oli need Altiga Unicode koodid niimoodi selgeks õppinud, et ta reaalselt trükkis nagu siuksel nagu täiesti mõistlikul kiirusel ja siis sinna vahele nagu siukse tegi siukse nagu mingi ämbliku liigutuse, siukse kiire tšikk värgi seal oma numpadi peal ja panigi selle alt ja siis näiteks 768 ja ma ei mäleta neid koode, ma ei õppinudki neid kunagi päris pähe ja sai siis selle õige puuduva sümboli sinna vahele ja see oli tegelikult väga äge, et ütleme nii keeruline see nüüd ei ole, eks ole, see on tegelikult ühe klahvi vajutamine, millega on see probleem, et tegelikult selle klahvi vajutamine ei registreeru kuidagi ekraanil, et see on justkui nagu sa vajutad ja midagi
juhtu. Ja nüüd, kui sa selle järgmise tähe vajutad, alles siis juhtub, eks ole. Et ma arvan, et see võib olla natuke selle taga kinni, et need tänapäeva klaviatuurid kuidagi nagu ei soosi üldse nende tähtede kasutamist. Inimesed kirjutavadki tsau ja šokolaad SH-ga ja noh, see on lihtsam, on lihtsam isegi vajutada 2 klahvi SH, selle asemel, et hakata mõtlema selle peale, et oota, kuidas ma selle katuse nüüd sain. Aga kuhu me niimoodi jõuame? Võib-olla see ei ole nii, võib-olla ma eksin, sest võib-olla ma jällegi teen eelduse, et mina justkui tean, et nii on ja enamus ei tea, võib-olla see on täiesti vale eeldus. See kõik on arusaadav mulle selles mõttes, et alati sellised tehnilised piirangud sütitavad inimestes loovust ja toimuvad mingid imelikud mutatsioonid, mingid imelikud kohandumised, noh nagu näiteks ongi hoopis teisest valdkonnast nagu videomängutööstuses, eks ole, mingi hetkeni ei olnud see graafikajõudlus masinatel piisavalt hea ja siis lihtsalt tuligi teha sellist ruudulist värki, mis nüüd tagantjärele on super cool kõigi jaoks, eks ole, siiamaani on cool. Retro ja lahe on ju 8 bitti ja 16 bitti siuke esteetika. Aga mis puudutab nagu keelekasutust, siis selles osas, ma ei tea, mul on mingisugune siuke keeletundlikkus, et ma lihtsalt nii naudin korrektset keelekasutust või siukest nagu õige kirja. See on nii kuidagi, see nagu füüsiliselt mõjutab mind nagu ja igal asjal on oma koht, oma kontekst, selles mõttes, et kui ma mõne sõbraga Messengeris näiteks chatin, siis on noh, see jutt näeb nagu ülilohakas ja siuke nagu täiesti nii-öelda ebakorrektne välja. Me ei kasuta enam suuri tähti. No ei kasuta suuri tähti, mingeid vokaale venitame seal nagu üle terve ekraani, meeletus koguses igasuguseid emotikone, no täiesti selline nagu 9-aastase või 11-aastase tüdruku kätte oleks antud nagu telefon, et noh, et mina kirjutan ja ei ole kübetki nagu ei ole vihjetki sellele, et siin võiks olla 2 kõrgharidusega kultuurihärra selle masina taga, vaid et on nagu siuke täielik noh, laps emotsioneerib, eks ole, lihtsalt plätserdab nagu seal klaviatuuri peal, sest ma saan aru, et sõber saab aru ja saad aru, seal nagu läheb tõlkes väga vähe kaduma, aga nüüd see teine äärmus, mida ma olen üha rohkem märganud, on see, et kuidas aina enam ametlikus siukses kirjavahetuses ka, et sinna imbub sisse sellist chatilikku tooni, et ja see väljendub kõige selgemini näiteks emotikonide kasutamises. Ma korraks tundus, et panid käepüksi, et katsuda ennast, aga panid lihtsalt käe taskusse. Panin käe taskusse, muidu ta kukub alla. Jah. Ma kuidagi väsis käsi ära. Aga ongi mõte pühitud peast. Nii lihtne see oli. Vaata, see ongi see tänapäeva elu, paned käepüksi ja keegi ei mõtle enam. Jah, jällegi, see on väga inimlik. Vaata, jah, meil tekivad kohe seosed sellega. Et Morrissey ka ühel hetkel lihtsalt vanaduspõlves nagu laulis, et there are explosive kegs between my legs. Ja sinna see kõik taandub lõpuks, vaata, sa võid filosofeerida ja siin rääkida. Aga ainuke emotikon, mida ma olen e-maili kontekstis kasutanud. Tõid jutu tagasi teemasse hästi kiirelt, väga hea. Järsult. Nii. Ainuke emotikon, mida ma olen kasutanud e-kirjades on see nii-öelda kõige standardsem smiley ehk siis koolon ja sulg. Millega on ka probleeme, sest et kui inimesed saadavad seda mingist, ma ei tea, mis programme nad kasutavad, ühesõnaga olenevalt operatsioonisüsteemist, olenevalt seadmest, kus ma seda meili loen, ma ei pruugi näha seda emotikoni, vaid mul näiteks tuleb sinna suur J-täht või tuleb sinna üldse see, mis oli see tofu või? Unikoodi märk, et siin on sümbol, mida ei suudeta näidata. Ja, seda nimetatakse vist tofuks. Ma ei ole seda kuulnud varem, aga see on täiesti tõenäoline. Et tofu tuleb, noh, ja ongi probleem on selles, ühesõnaga, ma tahtsin nagu rääkida sellest, et minu jaoks hakkas imelikuks kiskuma ametlikus kirjavahetuses asi siis, kui hakati mängima selle suure S-tähega, kui sinatati, et mida sina arvad ja siis on nagu sina on suure S-tähega, et avaldada seda lugupidamist nagu sinusse. Ja siis kasutatakse sõna sina, et seda nii-öelda lugupidamist. Ei no jah, et seal nagu tuli sisse mingi imelik, mingi pooltoonide mäng või mingi siuke nunnutsemine, mis mulle tegelikult väga ei meeldi nagu, et miks sa ei, kui sa ütled sina, kirjuta lihtsalt sina, mida sa nagu mängid selle S-tähega. Aga ma ei saa aru, miks inimesed seda suurt tähte ma ei tea, aga saad aru, see on liikunud ju igale poole edasi, see on reklaampindadel, sa näed nüüd seda sina
pealtvaatamist mingites firmade, mingites ametlikes, mis iganes uudiskirjades nagu, et püütakse olla familiaarsem, samas lugupidav, siis sina on suure S-iga. See on mingi nii imelik mäng. Et ei, nagu, mina kui ei ole eraldust nagu sellisel sinal ja teiel, et on you, eks ole, et siis vähemalt sa paned selle you suure tähega, et kuidagi näidata midagi. No jaa, aga meil on see eraldus olemas. Seda hullem on nagu see, kui teietatakse ja siis teie pannakse suure T-ga, siis mul tekib siuke tunne, et mis eriti asi see on nagu, et kes siin suhtlevad praegu, et erinevate galaktikate valitsejad nagu üritavad siis nagu kuningale kirjutab teie. Kuningas kirjutab oma kuningale või mis asi see on? Täis caps lockiga peaks panema ikka teie. See on juba väga agressiivne. Aga lihtsalt, et ma ütlen, mida teie veel tahate? Et suure väikse S-i mäng ja siis sinna juurde mingid smile'id, kuni selleni välja, et nüüd inimesed juba üha rohkem tajuvad sellist ilma emotikonideta sükest asjast rääkivat kirja tajuvad tõredana, et sa oled nagu liiga järsk. Liiga ametlik. Jah, see on nii kummaline, noh, et kuidagi inimesed nagu on nii hellaks muutunud, et nüüd tunnen ka mina üha rohkem, et sageli, kui ma midagi nagu nõuan mingis kirjas või ütlen nagu väga konkreetselt, reastan näiteks mingisugused, annan mingit tagasisidet või noh, reastan mingisugused punktid, et siis ma tunnen, et ma pean seda pehmendama lõpuks mingisuguse nagu smiley face'iga ka, et anda mõista, et ma praegu siin ei loe epistlit, et ma siin praegu ei ole nagu halvas mõttes range, vaid ma olen konstruktiivne, aga ma kirjutan seda kirja naeratades. Saad aru, aga see on minu jaoks nagu täielik, see on liig nagu, see on nagu üleliigne input nagu, aga samas ma tunnen üha rohkem survet ikkagi nagu teha seda. Ja ma tean, et ma ei ole üksi selles mures, et ma olen arutanud seda teemat ka teiste inimestega, kellel on see sama häda. Ma absoluutselt ei pane tähele ühtegi nendest asjast, mida sa räägid, need üldse ei häiri mind, aga mul on nagu teised probleemid. Väga huvitav. Mul on nagu, mis on e-mailide puhul, eks ole, mis mind rämedalt häirib, päikest. Mis kuradi päikest, eks ole. Ja loomulikult nagu minu jaoks kõige suurem probleem on need kuradi signatuurifondid. Sul on, eks ole, selle kirja lõpus signatuur, mis on teistsuguse fondiga, vahel teist värvi. Ja see on päris pöörane, ma tean. Kui kirja enda fond. No, see mõjub nii lohakalt, tekib siuke tunne, et nagu kas sul on viirus arvutis või milles asi on? Kes see kirjutas selle signatuuri? Nagu panin selle signatuuri sulle sinna, et mis toimub, vaata, get your shit together, vaata, täpselt tunne tekib, et chattides, eks ole. Sea oma elu korda nagu. Mis värk on selle kuradi keelt näitava smile'iga, mida ma kogu aeg kasutan? Ma ei tea, mida see väljendab isegi, vaata. Aga samas eluaeg oled ju kasutanud. Ja ma olen seda kogu aeg kasutanud, ma kasutan seda siiamaani ja sellel on nagu, mis tähendus sellel sümbolil on. Eks ole, ma saan aru, see kõige klassikalisem, minu kõige südamelähedasem emotikon, see tavaline naeratav, see koolon ja sulg emotikon, see on nii selge oma tähenduselt. See on lihtsalt midagi head. Ja siis on see keelt näitav emotikon, mis on mul on MSN-i aegadest kuidagi sisse jäänud. Ta on nagu selline mingisuguse iroonia või mingisuguse pool tähenduse näitav, et ma ei mõtle seda lauset päris tõsiselt, aga võib-olla natuke mõtlen ka. Või et ära võta seda liiga tõsiselt tüüpi. Mis sümbol see on see keelt näitav smiley, sest ma ei kujutaks ette. Ma kujutan ette, kuidas ma kellegiga räägin ja naeratan seal lõpus. Või teen mingit vihast nagu või haigutan või igast emotikon on, eks ole. Aga ma ei kujuta ühtegi vestlust ette, kus ma poole ajast kogu aeg keelt näitan teisele inimesele. Aga samas see on nii prevaleeriv meie interneti suhtluses, see keelega smiley ja ma ei saa aru, kuidas ta on sinna tekkinud. Ja ma olen näinud sellist fotorealistlikku portreed näost, mis võiks olla, et kui inimesel päriselt oleks siuke näoilme ja kui tema näo proportsioonid ja kogu näo ülesehitus oleks täpselt selline, nagu on emotikonidel. Ehk siis, et su pea on pallikujuline, aga mitte kollane, vaid et sul on nagu ikkagi nahatooni ja su silmad on suured nagu tennisepallid, üks silm on suletud, teine on punnis lahti, nii nagu silm ei olekski silmakoopas, vaid nagu hakkaksid välja veerema ja sul on keel suust väljas nagu suunurgast. See on väga ränk pilt, ma pean seda sulle
näitama. ma ei tea, kas ma tahan seda see on väga õõvastav. aga kui ma nüüd nagu maha rahunen, eks ole, siis noh, vaata see nii-öelda ametliku keele, selle kirjakeele ja kõnekeele vahe on ju noh, küllaltki hästi keeles selge. Kõnekeelt räägivad inimesed, kelle emakeel on see keel või kes on seda õppinud ja siin ei ole nagu mingeid väga selgeid reegleid. Oluline on see, et inimesed saaksid üksteisest aru. Ja kui kaks inimest saavad omavahel aru täiesti mingi täiesti segase jutuga, mis kuidagi ikkagi on relevantne selle keele suhtes, siis on kõik fine. Seal ei ole võimalust rääkida õieti või õigesti, peaasi, et kõik aru saavad. Aga siis meil on, eks ole, kirjakeel, millel on reeglid. Aga veebis on justkui kõik kirjutamine ja samas ka... Ja kõnekeel ja kirjakeel, et see on väga nagu jah, see on täiesti hägustunud see piir nende kahe vahel. Sest ma olen kirjutanud ka Facebooki chati väga ametliku tooni ja vormiga kirju, nagu et tere, et minu nimi on Ivo Krustok, ma kirjutan teile sellepärast, et ma lugesin teie mingit asja seal ja tahaksin teiega ja lugupidamisega Ivo Krustok. Noh, see on, eks ole, Facebook Messengeri läheb selline kiri ja noh, igapäevaselt ma kirjutan väga palju ametliku sisuga kirju, kus ma väga jälgin oma keelekasutust ja ka neid reegleid, mis on seatud ametlikele kirjadele. Aga samas ma saadan ka e-maile, mis on enamasti mingi 3 sõna. Kas sobib nii? Küsimärk. Ja siis on mingi signatuur. Sest ma ei viitsi seda ka ära koristada. Et noh, see on nagu keeruline maailm. Et noh, et kas me tegelikult, noh, kas on üldse mõistlik nõuda seda pingutust, kui kõik aru saavad või on see ikka mõistlik? Ma ei tea, mingil määral sa oled nüüd alla andnud, ma saan aru. Ma olen mingil määral lihtsalt jah, nagu alla andnud. et see kuidagi, et see siuke nagu lohakas ja suvaline keelekasutus internetis, mul on tunne, et see on tulnud, et jääda. Ja ma mõnes mõttes ma ei imestaks, kui emotikonide kasutamine varsti muutub aktsepteeritavaks ka igasuguses siukses nagu ametlikus kirjavahetuses. Samamoodi nagu näiteks öelda mingis ametlikumas kirjas on täitsa nüüd juba. Samas kui ta ju alguses oli noh ikkagi siuke släng, eks ole, et nagu või noh, ta ei olnud nagu siuke nagu asi, mida sa kasutad mingisuguses ametlikus sõnavõtus. Isegi lühendused inglise keeles on aktsepteeritud nüüd juba, et sa ei kirjuta enam you are välja igas ametlikus kirjas, vaid your on ka nagu täiesti okei. Nii et jah, et ma ei tea, mis see kõik nagu kokku siis on, et miks see on mulle siis nagu oluline kogu see siuke korrektsus ja nii, et aga võib-olla seal ongi mingisugune siuke, et ma ilmselt nagu, mul on kahju, et nüansid lähevad kaotsi või midagi sellist, et mulle tundub see nagu nii lõtv, kogu see siuke nagu see kirjutamisviis, et noh, olgugi, et chat on ju alati ka minu jaoks olnud nagu kõnekeele laiendus, et ta on nagu osa kõnekeelest rohkem kui kirjalikust, et ma ei ole kunagi mingeid, ma ei tea, mis nagu pöördumisi kirjutanud, eks ole, nagu MSN-i aegadest saadik kunagi põhikoolis ja keskkoolis, et ma olen ikka kirjutanud nii nagu torust tuleb, aga lihtsalt ma ei tea, millegipärast mul on nagu e-maili suhtes alati olnud sellised kõrgendatud ootused ja ma olen tohutult nautinud seda, kui inimesed nagu päriselt kirjutavad nagu, ma ei tea, panevad komad õigetesse kohtadesse ja panevad oma lauseid ja lõikusid kokku kuidagi niimoodi läbimõeldult, et see kuidagi nagu seal on nagu kuidagi nii oluline siuke lisaväärtus minu jaoks. Ja kuni selleni välja, et ongi, et kas, kui inimene alustab kirja, kirjutad tere Jim, et kas ta paneb pärast tere koma või ei pane, et mingi osa minust nagu kohe annab hinnangu inimesele, kui ta ei pane sinna vahele koma, sest et see on väär. Ja kusjuures, ja mina mõtlen veel sellele, et kui ma sinna hüüumärgi panen, see kõlab juba agressiivselt. Tere Jim! Ja kohati seda peetakse, eks ole, viisakaks, aga mulle see tundub ka agressiivne, mis tõttu ma ei pane sinna midagi, ma ei pane punkti ega midagi, ma lihtsalt teen Andrea ja siis alustan suure algustähega uut. Ühesõnaga, ma saan aru, see ei ole nagu maailma kõige huvitavam, me ei pea nii detailidesse minema siin. Aga kirja lõpuga, et minul on nagu vahet, et kõike head, koma, ma panen Ivo Krustok, aga lugupidamisega ma kuskilt nägin mingis juhendis veebis, et ei tasuks sinna üldse koma panna ja nüüd ainult lugupidamise puhul ma ei pane koma ja kõikide teiste kirja lõppude puhul ma panen koma ja see on täielik nagu asi, mida ma teen teadlikult, aga ei paranda.
ma ei tea, miks ma nii teen. Jah, nii et kokkuvõttes see on kõik üks suur nagu segapudru ja ma mäletan, kuidas me sinuga vaidlesime või mitte ei vaielnud, lihtsalt arutlesime, et kas me peaksime kirjutama oma popkulturistide kodukale, et laadi alla MP3 või lae alla. Nagu on grammatiliselt algusest peale me kirjutasime lae alla, aga ühel hetkel ma uurisin välja, et korrektne on kirjutada ikkagi, et laadi alla, sest et sa laed akut näiteks, aga sa laadid näiteks mingit kaupa autosse, on ju, samamoodi failid, et kui sa tahad saada mingit faili kätte internetist oma masinasse, sa pead selle alla laadima, et sa laadid selle alla, mitte ei lae. Ja see on siiamaani lae, sellepärast, et minu jaoks see laadi kõlab nii rõvedalt. Ja see kõlabki kohutavalt. Ja kui sa vaatad mingeid ametlikke kanaleid, mingisuguseid telekommunikatsioonifirmasid, näiteks nad oma kodukatel, nad ei saa lubada endale seda, et nad kirjutavad lae alla. Nad peavad panema laadi, et see on korrektne. Aga jube, see on hirmus on öelda laadi alla. On. Ja minul lugeda ometi ma survestasin sind selleks, et me peame seda muutma. Õnneks jäid endale kindlaks. Mul on tuttav keeleteadlane, kellega ma neid asju kontrollinud arvab, et ma olen täielik psycho juba nende asjadega. Et iga kord ma jälle tulen, et kuule, et ma jälle olin ühes arutelus. et tema on nagu reaalselt selline inimene, kes ütlebki, et eesti keel on see keel, mida räägivad eestlased ja siin ei ole mingit asja tegelikult mingisugusel riigi alla kuuluval ametil või kogukonnal või mingil kambal inimestel tulla öelda, et nii peab rääkima või nii on, sest keel on dünaamiline, keel on muutuv, keel areneb, keel mugavdub ja kui enamus inimesi räägivad ühtemoodi ja sina püüad seal kõrvalt torkida, ei, 20 aastat kogu aeg on juba olnud korrektsem nii, siis seal ei ole mitte mingit mõtet, sest keel muutubki, nüüd on lihtsalt teistmoodi ja sellest ei ole mitte midagi vale ja mulle nii meeldis, sa käisid külas Digitunnis ühes saates, te rääkisite sellest, kuidas need küllaltki kohati isegi ääretult segased ja rõvedalt kõlavad, ütleme sellised interneti ja arvutimaailma terminid on kuidagi eestindatud ja paremal või halvemal viisil tõlgitud. Et see järeldus, et tasuks nagu rääkida ja kasutada sõnu, mis sulle endale kõlavad normaalselt, et mitte nagu sundida ennast kasutama sõnu, mis lihtsalt juba tunduvad valed. Sest minul on taristu siuke sõna, mida ma nagu aktiivselt väldin, sest minu meelest taristu ei ole hea kõlaga ja selge sõna, eks ole, infrastruktuur ei pruugi olla väga ilus eestikeelne sõna või isegi nagu ütleme kõige parem sõna, mida kasutada, aga taristu, ma ei tea, ja mis veel hullem, jätkusuutliku asemel kestlik, mulle ei meeldi sõna kestlik, jätkusuutlik ütleb ära, mis asi ta on jätkusuutlik, kestlik ka ütleb, aga kestlik kõlab imelikult minu. Võib-olla 20 aasta pärast ei kõla üldse imelikult ja jätkusuutlik kõlabki väga vanamoeliselt ja halvasti, aga täna ma ei ole valmis selleks muutus. Keel nõuab ka harjumist. Sa ei saagi kõike omaks võtta kohe, et seal igal ühel on oma mingisugused barjäärid ja oma mingisugune harjumise aeg ja samamoodi minul kõik see tšaundus ja nii edasi, et see on võtnud aega. Nüüd ma ka panen smile'isid oma meilidesse, tunnen ennast selle pärast kohe sõbralikuma inimesena. Sina ma veel ei kirjuta S-iga, suure S-iga. Millega sa sina kirjuta? Suure S, ainult siis, kui ma tunnen ennast survestatuna selleks. Kui ma tunnen, et keegi nagu ainult sinatab mind suure S-iga, siis ma tunnen ennast nagu vahel siukse mingi jõhkardina, nagu kui ma lihtsalt panen väikse S-i vastu, siis tekib siuke tunne, et kas ma sellega nagu riivad. Just nagu kuidagi vihjaksin, et mina temast nii palju lugu ei pea, kui tema minust. Aga kokkuvõttes kirjutasin kirjanik härrale Jim ja sain vastu siukse ebaviisaka kirja, nagu ta oleks mul alla rääkinud. Et kirjutas tšau ša-tähega. Et jah, et kokkuvõttes see tšau ju samamoodi on väga värske sõna ikkagi ju meie keeles. Kas ta üldse on sõna, ta on meie jaoks nagu isegi mingisugune siuke hääldus või mingi asi, mida kõik ütlevad seda, minu arust oleks täiesti õige seda juba nüüd nagu aktsepteerida siukse nagu hariliku, eestiliku tervitusena, et mis sest, et on nagu kuskilt tulda, no kõik tuleb kuskilt, selles mõttes, et ega meie keel ka ei ole vaakumis nagu tekkinud, ta on meie tõlgendus üldse nagu maailma keeltest, eks ole, et me oleme võtnud siit, võtnud sealt ja nii see käib, eks ole, et meie keel on suguluses teiste keeltega ja kõik keeled on omavahel suguluses ja see tšau, mina olen vähemalt kuulnud
teooriat, et oli kunagi see poplaul Ciao Bambino või mis asi iganes see oli, mis kas 70-ndatel või millalgi, võin siin eksida päris rajult, aga igal juhul ühel hetkel see sai suureks hitiks ja see oli populariseerinud eesti keeles sõna ciao kasutuse. Et see oligi mingi Itaalia sihuke nagu poplaul vist. Parandage mind, kui ma eksin, väga huvitav oleks kuulda inimese käest, kes võib-olla nagu reaalselt mäletab seda momenti, kus see sõna ciao nagu hakkas penetreeruma meie keelekasutusse, aga meie emakeelde. Jah, see kõlas täpselt nii, nagu see kõlas. Aga kuskilt see tuli, ühesõnaga, et 50-ndatel inimesed ei ciautanud. Et selles mõttes see on nagu värske asi, aga ometi nagu kõik inimesed igas vanuses ütlevad nüüd ciao. Et nii see käib, et tuleb lihtsalt nagu harjuda ja kohaneda, aga samas on hea jääda ikkagi, hoida kinni ka mingitest põhimõtetest ja mõnes mõttes jah, ma olen allakäiguspiraalil, ma tunnistasin, ma enam ei otsi seda ša-tähte üles ilmselt, aga ma endiselt mõistan sind hukka, kui sa ei pane pärast tere koma, kui sa kirjutad siin otsa ka minu nime. Ma mõistan su hukka ja sa ei ole minu jaoks täisväärtuslik inimene, kui sa mulle sellise kirja saadad. Aga passiiv-agressiivselt ma seda sulle ei ütle, ma lihtsalt võib-olla saadan sulle vastu meili, kus ei ole ühtegi smailit. Või sina on väikese tähega. Jah, ja veel eriti väikese tähega, nagu et see S on tavapärasest veel väiksem. Teises fontis. Jah, mingi teise fontiga veidi väiksem, vaevu märgatavalt, aga nii, et sa nagu alateadlikult saad aru, et midagi nagu on valesti. Ma ei tea, kas ma olen seda sulle rääkinud, mul on nende katusega häälikutega mingi teema, mingi probleem, mingi kerge düsleksia, et ma ei suuda neid korralikult hääldada. Et näiteks kui tuleb mingi sõna nagu retuusid, näed, ühesõnaga, retuusid kirjutatakse tavalise S-iga, aga millegipärast ma tahan sinna tekitada seda häälikut, retuusid. Ja mul ei tule hetkel neid sõnu meelde, aga ma vahel avastan kuidagi oma vestluses, kuidas ma ütlen midagi väga naljakalt, väga veidralt. Kas see limonaadi nime Duchesse suudad öelda? Ära vaata mind nüüd siukse näoga, ma püüan. Ma vaatan mingi näoga. Duchesse oli enam-vähem õige. Mul on mingi kerge düsleksia nende asjadega, mul on siuke tunne, et ma päris vist ei suuda. Ma ei tea, kas düsleksia on õige sõna, mida siin kasutada. Dysleksia võib-olla. Duchesse, ei, mul ei tule enam välja, mul ei tule enam meeldegi. Aga jah, ütleme nii, et kuigi need tähed on kindlasti osa Eesti tähestikust, on neid võib-olla keeruline vahel kasutada nii kõnes kui kirjas. Mida sa arvad luuletajatest, kes kasutavad Ü-tähe asemel Y-it, KS-i asemel X-i ja vahel ka või ütleme nende, ma ei tea, kas see on õige sõna umlaut või kuidas neid erinevaid õ-katuseid ja ä-täppe ja neid nagu koondlikult nimetatakse. Umlaut ei ole vist päris. Ei, minu arust umlaut on ingliskeelne sõna Ü-tähele, kas ei ole? Aga võib-olla need on need täpid. Anyway, kuidas sa suhtud sellesse nagu luules? Ma tean, luuletajad võivad teha, mida iganes nad tahavad. Mitmed luuletajad kasutavad sellist. Ja luuletajad võivad teha, mis iganes nad tahavad, et kui see on nende... Kui nad sulle ei kirjuta kui see on nende süke nagu, kui see on nende stiil ja see on nende valik olnud, süke kunstiline valik, et tekst peab välja nägema mingit moodi, et siis palun väga, luules on ju kuidagi see teksti jaotus, küljendus, väljanägemine ülioluline komponent. Et see ei ole niisama ju, et luuleread vahel looklevad kuidagi kummaliselt mööda lehekülge või et sõnad on kuidagi eriti harali ja nii, et see on kõik ju meelega nii sätitud, et anda mingisugust rütmi, mingit kuju nendele sõnadele ja see kõik mängib kaasa, et ta on siuke lisamänguvahend, et seal ei ole mingit probleemi. See on siuke vaba maa. Mulle tuleb meelde üks laul, ma tean, et sa ei armasta väga huumorit muusikas, aga Weird Al Yankovicil on siuke laul nagu Word Crimes, mis on tehtud järgi mingist poplaulust mõned aastad tagasi. Siit tule mulle millegipärast meelde, aga sellel oli mingi väga skandaalne video ja sellega oli kuidagi seotud Miley Cyrus mingil MTV värgil. Ma popkulturistina tunnen ennast praegu väga halvasti. Kas see oli see kord, kui ta seal lihtsalt hõõritas ennast kuidagi ja nagu alandas just nagu, et nagu ta oleks olnud selle oma partneri, kes seal oli seal lava peal, see mees, et ta nagu kuidagi oli siuke nagu sekskiisu ta jaoks ja kuidagi paljude silmis nagu alandas ennast või kuidagi oli siuke, tegi midagi antifeministlikku, objektistas ennast. Kas see oli see kord?
jaa, Blurred Lines, Robin Thicke oli see lugu, ma igaks juhuks vaatasin Vikipeediast järgi, et päris nagu lolli muljet mitte jätta, aga selles loos siis Weird Al laulab kõikidest erinevatest levinud grammatilistest vigadest, mida inglise keeles tehakse väga humoorikal viisil ja ma mäletan, Ameerikas on see päris tihe, et kasutatakse numbreid mingite sõnade asemel, noh nagu tonight, eks ole, 2 night. Või näiteks waiting for you ja see nagu 4 U on ju. Mulle nii meeldib seal, kuna ma olen hästi suur Prince'i fänn, et siis seal on siuksed sõnad, et ära kasuta numbreid sõnade asemel, kui sa just ei ole mõneaastane laps või su nimi ei ole Prince. Ehk siis luuletajatel on nagu lubatud, eks ole, või ütleme ülekantud tähenduses. Jaa, sest et luuletajad on kõik osaliselt Prince'id ja 2-aastased lapsed või 4-aastased, kui vana ta oli? Ma ei tea, ma ei mäleta täpselt, mingi vanus. Aga mul on tunne, et meie oma sellise tiivatsemisega siin selle üle, kuidas teised peaksid kirjutama nii, et meile meeldib olema ka ühed parajad Prince'id siin. Kuidagi selle teema lõpuks mulle tundus, et võib-olla see ei olegi nii oluline. Aga samas võib-olla see on ääretult oluline. Ma tahtsin seda ka veel öelda viimaseks, tänase saate lõpetuseks. Mulle väga meeldis, kuidas Hendrik Roonemaa eelmises saates tutvustas Nintendo Switchi, tema selliseid puudusi ja plusse, enam ei olnud plusse. No, ülihästi müüs maha selle konsooli. Andsid tellimuse sisse? Ma ei ole veel tellimust sisse andnud, ma ootan hetke, kus ma saan seda endale lubada päriselt. Aga meeletult ootan, et saaks juba katsuda ühte Switchi ja mul on lihtsalt nagu tore uudis, sest see on jällegi järjekordne ametlik teadaanne, mida ma tean, et mis puudutab väga lähedalt kogu ühiskonda, millest kõik nagu võiksid teada, on see, et teatavasti vaata ma ei mängi mänge nagu väga kiirelt läbi. Ma olen seda mitu korda maininud, Final Fantasy 10 ma mängisin vist 8 aastat või midagi sellist, on ju. Nüüd siis, kui me alustasime seda podcasti tegemist kunagi läinud suvel. Meil saab varsti aasta. Jah, siis ma olin üsna värskelt müünud oma kõik konsoolid maha, hankinud endale Nintendo 3DS-i ja siis ma hakkasin Pokemon X-i mängima, mida ma samamoodi mängisin ikka nagu väga-väga pikalt kuid. Kui lõpuks ma tegin selle läbi ja nüüd mul on selline väga oluline ametlik teadaanne, et olen teinud nüüd läbi mängu Zelda A Link Between Worlds, mis on samamoodi üks Nintendo kõrgemini hinnatud mänge ja nüüd see uus Zelda, mis on Switchi peal, eks ole, see on nüüd üleüldse vist nagu kõige kõrgemate hinnetega mäng läbi aegade üleüldse mängude ajaloos, on ju mingisugune tohutu fenomen, aga lihtsalt nagu tore on tõdeda, et Zelda mänge nii väga armastatakse ja ma ütleks, et see A Link Between Worlds tõi mind ka lõpuks nagu päriselt Zelda juurde. Et sa said sellest aru, eks? Ja ma sain nagu sellest aru, ma sain nagu siukse nagu täis naudingu sellest, ma sain nagu aru selle maailma nunnudest. Okei, ma parandan ennast, tegelikult kui mul oli veel Wii U, ma mängisin selle peal ka Zelda Wind Waker HD, mis oli lihtsalt nii meeletult armas mäng, aga mul kuidagi nagu läks see kogu aeg meelest, et kui ma tükk aega ei mänginud, mulle nagu ei meenunud, et kui hea tunde kogu see graafika ja koloriit ja see maailm, nagu see lihtsalt lähed purjekaga sinna merele ja kõik on nii armas ja seal on mingid kollid, aga ja see on natuke hirmus, aga see on ikkagi kokkuvõttes siuke nagu meeletu nagu D-vitamiini pomm põhimõtteliselt, et kui päikest väljas ei paista, siis lihtsalt nagu paned Wind Waker HD peale, see on lihtsalt nii fucking nagu armas ja kuidagi toitav. Et siis nagu see Link Between Worlds kuidagi nagu võitis mu südame lõpuks ja tegi mulle selgeks, et see Zelda, et see on üks hea asi, tead. Nii et nüüd nagu ma olen nii valmis, kui üldse valmis olla saab selleks kõige uuemaks Zelda mänguks, mida kogu ülejäänud maailm praegu mängib peale minu. Pakun, et jõulude aegu võib-olla jõuan oma elus sinna punkti, kus ka minu majapidamisse saabub Switch, saabub Zelda ja ma lihtsalt tahtsin teha veel ühe ametliku teadaande. Et sa ootad, sa oled valmis. Ma olen teinud nüüd läbi ametlikult ühe Zelda mängu täitsa ausalt otsast lõpuni, kõik kaardid, kõik leidsin üles ja ma olen valmis minema sinna, kus kogu ülejäänud maailm praegu juba mõnda aega on. Jah, ma ka ikka vaatan neid videosid ja kuulan neid diskussioone, sest neid on nii palju.
see Zelda on tõesti olnud tõsine fenomen, no ikka, no okei, mitte nii suur fenomen, kui see Pokemon suvel oli, aga no, siiski, ütleme, päris mängumaailmas. Oleneb, mis kanaleid sa jälgid jah, või aga et ikkagi jah, ta on nagu mingisuguse nagu, ta on tõstnud latti ühesõnaga, ta on tõstnud nagu kogu mängumaailma latti. Sa vaatad seda mängu ja tõesti on siuke tunne, et see on midagi, mida võiks nüüd ikka kohe tõesti mängida ja mul on väga väheste mängudega tekib see tunne, et ma vaatan seda ja mõtlen, et jah, et see oleks nagu väärt konsooli ostmist. Et tõesti, see jõulude mõte ei ole paha, peaks võib-olla sinna samma kanti sihtima. Ma ei kujuta ette ka, et mul varem selleks võimalus on, aga tõesti, aasta lõpp tuleb, võib-olla siis läheb aeg natukene jälle, omandab uue mõtte, läheb natuke kergemaks jälle plaanide ja kõige muuga ja oleks tõesti õige aeg ühte meeletult suurt ja mahukat mängu mängida, mis ilmselt võtab kümneid ja kümneid, kui mitte rohkem kui 100 tundi aega. Mina muidugi millegipärast praegu fantaseerin kuidagi nii, et ma suudan raha kõrvale panna vaikselt, nii et jõulude ajaks mul on nagu võimalik see välja osta, aga samas ma ei tea, kust see fantaasia tuleb, sest et ma ei ole ju mingi erand, kõik inimesed vaesuvad jõulude aega, see on kõige õudsem kinkide ostmise ja külla sõitmiste nagu aeg, et siis just on inimestel näpud tuleb osta enne detsembrit, vaata. Et siis sul nagu pole enam kinkideks raha, sa oled omale selle kingituse ära teinud ja teistele siis lubad neile oma konsooliga mängida. Näiteks lapsele kingid pool tundi. Geniaalne, Ivo, aitäh sulle. Ma kingin oma tütrele jõuludeks Switchi. See on tema elu esimene konsool. Ja kas saaks olla paremat konsooli lapsele, kui mitte Nintendo? Muidugi, ta on siis 3-aastane, on ju. See on täpselt see hetk, kus on aeg hakata nagu tõsisemalt mängima. Ta on aidanud mul mängida Pokemoni vahepeal ja midagi seal veel, et ta nagu, ta teab, et värk käib ja ma arvan, et ta juba ootab, et ta saaks nagu kuidagi, nagu käed külge panna päriselt, vaata. Ma ei tunneks üldse ennast pahasti, kui ma kingiksin oma tütrele jõuludeks Nintendo Switchi. Aga kui sa enamus ajast ise sellega mängid? No aga ta on nii väike, ta ei jaksa mängida nii palju kui mina. See on okei. Ja muidugi ei ole ka võib-olla eetiline lubada oma lapsel kogu aeg mängida. Ta väsib ära, vaata. Ta väsib ära, see kurnab teda. Pigem on hea, kui ta käib õues ja mängib, saab värsket õhku ja nii. Ja sel hetkel, kui tema mängib mänguväljakul, on Switchil ju hea võimalus see kaasa võtta ja sina saad mänguväljaku kõrval mängida. Jah, sest et see on ju väga vastutustundlik mitte jälgida üldse oma last suurel mänguväljakul, mängida Zeldat. Sest sa saad. Mina usaldan oma tütart ja ma usun, et ta saab hakkama, et ühesõnaga, ma arvan, et nagu Zeldal on mind rohkem vaja, kui mu tütrel mind on vaja. Mõtleme sellele veel natuke. No mõtleme sellele, aga ma arvan, et see pigem on kuidagi nii, et Zelda ennast ise ei mängi, aga mu tütar suudab küll ise mängida mänguväljakul. Ja sellepärast see Nintendo Switchi esimene treiler oli ka tõetruu, et kui seal see kutt ikkagi läks õue oma koeraga, ta absoluutselt ei pööranud tähelepanu oma koerale. Koer jooksis ringi, vahepeal päike jõudis vahepeal tõusta, vaata ta öösel on ju mängis, koer tõttas õue, läksid õue, siis päike tõusis, kutt mängis lihtsalt seal pingi peal, koer tegi mida iganes nagu. Et see ongi see konsool on mõeldud inimesele, keda ei ole teistele inimestele tegelikult nii väga vaja. Või loomadele, jah. Ja mina kvalifitseerun selleks, jõuame saate alguse juurde tagasi, ma ju isegi ei tea, miks mind siia vaja on, kui Hendrik Roonemaa oli nii palju parem saatejuht kui mina. Et kokkuvõttes Switch, ostan Switchi ja leian oma koha ja andun oma keskpärasusele või annan alla lihtsalt. Hendrik Roonemaal on oma saated samas. Ja selle mõttega lõpetakski päikest sulle, Ivo. Päikest, Jim.